ma olin 67. aastal sõjaväes olles kirjutusmasinal toksides, kui tavaluuletust ei suutnud hästi teha, et sõnad ei tulnud need, mis ma lootsin ja usud püüdsin, siis hakkasin tegema niisugust pilte, aga kõigepealt oli üks luuletus, kus sõna loopinud ma kirjutasin visketrajektorile. Ma olin liiga nõudlik sõna vastu ja mul keel takerdus, ma ei suutnud lobedalt lähedalt kirjutada ühte järge, mõtlemata iga sõna täpse tähenduse üle. Ja siis tänu sellele ma hakkasin neid kõige tähtsamaid sõnu välja kirjutama ja ühendama. Et mis, näiteks tuli mõte, et mis see sõna pildina, kuidas ta väljendub. Sealt see konkreetne luule minul ei ole mitte õpitud eeskujude järgi. Ja ma sain hoopis, mul oli 40-50 pilti tehtud, kui ma esimest korda sain teadlikuks, nägin, et maailmas tehakse seda ja tehakse palju. Ja tegelikult on maailmas konkreetne luule, ma ju vara ütlesin, et väga kõrgel tasemel maailmas. Sõna poolt ma ei tea, konkreetse luule eeldab, et inimene valdab kõiki kolme ala võrdselt, nii visuaali kui häält ja heli ja siis teksti tähendust, sõnatähendust. Niisuguseid meisteid on maailmas tegelikult vähe. Enamus on ikka kaldu ühele või teisele või kolmandale suunale. Aga see ei ole kuskile kadunud, meil Eestis ei ole konkreetne luule eriti tuntud ega tunnustatud, aga näiteks suure Brasiilia kirjandus sai maailmas esmalt tunnustuse ja tuntuse konkreetse luule kaudu. See kuulub graafika alla, ta on graafika, tehtud graafikakunst nagu, aga ta on sõnakunst ja ta on ka helikunst samal ajal. Võrdselt kõiki neid hõlmab, mis ma võtan vahel, et praegu Itaalias professor Roberto Nassi Padova ja Vicenza ülikoolide maailmakirjanduse stilistika professor kirjutab minust raamatut just selle osa peal, mis võtab selle helikunsti poole ja seal Itaalias käsitletaksegi mind eeskätt muusikuna. Nendega muusikateooria professor, kõige tuntum olevat tellinud oma uude teooria raamatusse terve peatükki minu loomingu käsitlust kui muusikut. Ja nüüd see Roberto Nassi võrdleb minu loomingut meetodit Arvo Pärdi meetodiga, ainult et mina hakkasin 7 aastat enne Pärti seda meetodit kasutama, aga Pärt ei ole minu õpilane, me kumbki tulime iseseisvalt sellele meetodile.